No terekest! Sa oled jälle jõudnud minu YouTube'i kanalile ja aeg on järgmiseks videoks seeriast meie Austraalia road trips. Kui eelmine video oli pigem selline tõsisem ja natuke nagu murelik, siis tänaseks päevaks oleme me jõudnud juba Cairnsi ja ainuke mure mõte, mis meil on see, et saaks tööd ja muud nagu polegi. 2 nädalat tagasi me olime veel Kulunurras, me elasime seal hostelis mõnusasti basseini ääres lebotades ja siis eelmise nädala reedel me lendasime siis Tauriga kahekesi lennukiga Darwinisse. Vaidler, kas sa oled reisiks valmis? Vailder jäi siis veel Kulunurrasse, sinna samasse hostelisse, kuhu siis minu üks sõbranna tuli ja jäi ööseks koos Vailderiga ja viis siis Vailderiga järgmisel päeval lennuki peale. Ja Vailder siis jõudis ka meie juurde Darwinisse ilusti. Darwinis elasid ka 3 Tauri sõpra, kellel oli oma korter ja kelle juures siis me saime nädal aega elada. Darwinis siis meil oli jälle selline nädalaajane puhkus, käisime, tutvusime linnaga ja lebotasime niisama. Käisime siis ühes rannas Sunset Marketil, käisime päikeseloojangut vaatamas. Ühel päeval käisime ühes Krokosaurus Cove'is, kus siis nägime erinevaid krokodille ja kalu ja roomajaid. Ühel päeval käisime ka veel Darwini botaanikaias. Darwinist edasi me lendasime siis juba kõik 3 koos Cairnsi. Villu oli küll kargos, aga sama lennukiga läksime. Praeguseks hetkeks me oleme siis siin Cairnsis olnud kokku 4 päeva ja selle 4 päeva jooksul siis siin Cairnsis oleme ka linnaga tutvunud, käinud erinevates kohtades kõndimas. Plaanime veel näiteks botaanikaaeda minna. Loodus on siin jällegi teistsugusem. Darwinis oli selline hästi niiske kuumus, aga siin on pigem kuiv ja siin on kogu aeg selline mõnus jahutav tuul, et ei ole kogu aeg nii, et higi voolaks. Aga edasi me ei tea, mis saab. Me oleme erinevatele töökuulutustele meile saatnud. Ma olen ka ühe korra ühes restoranis proovipäeval käinud, aga pigem tahaks ikkagi kuskile farmi tööle minna. Ja siis me praegu olemegi plaaninud nii, et esialgu elame veel 2 nädalat siin Cairnsis, üritame tööd leida ja siis vaatab juba edasi. Et kui selle 2 nädala jooksul ei leia
tööd ei linnas ega kuskil farmis, siis ma ei tea, mis saab. Meil on vähemalt elamine olemas ja raha nuudlite jaoks on ka olemas, nii et me jääme igal juhul ellu. Tegelikult asi ei ole nii hull. Ema sa ei pea muretsema. Praeguseks hetkeks siis tuleb väikene paus selles meie Austraalia seerias ja ma teen vahelduseks mingitel teistel teemadel videosid. Ja kui peaks midagi huvitavamat juhtuma või me peaks näiteks töö leidma ja kuskil edasi trippima või mis iganes meiega juhtub, siis ma teen sellesse seeriasse kindlasti uue video, et te saaksite kõigega kursis olla. Aga seniks järgmise videoni. Bye!